Taevane arm, jah. Lendab see aeg. Eeldeke. Mida teile soovida siis? Olge valvel. Mida need seinad siin majas näinud on? Proua Ruti, olge valvel. Tuleb see aeg jälle tagasi, kui laval jalutab Stalin vibu seljas ja kleitidega karud löövad tantsu. Inimesed ei saa foyeesse ka minna. Siin olid purjus madused, tulistasid jalutajad kahurist kogu aeg. Kole aeg oli. Olge valvel, Ruti, ega peab iga päev valvel olema. Mul on tiblade lõksud siiamaani väljas hoovi peal ja saak pole küll suurem asi. No nõukogude ajal siis andis komposti tassida ikka ausalt öelda, sest mis see tibla oma olemuselt on? Sõnnik ikkagi ja kõrmitsad vohasid ja nüüd. Siin on alles üks päev oli Eesti Televisioonis siin Stalnuhhin ja noorsõber Kivirähk rääkisid sellest tiblast. Ega Taevane arm, ega tibla ei ole venelane, tibla on ikka kommunist ja küüditaja. Sellest tuleb selget vahet teha Taevane arm ja siin, mis imet oleme ju näinud siin teises Eesti Vabariigis ka. Eesti Vabariik mõjub lihtsalt niimoodi, nii mitmestki Saulusest on Paulus saanud. Mäletate siin tuntud küüditaja ja kommunist Bruno Saul, eks? Kes ta on nüüd praegu? Uues Eesti Vabariigis. Tuntud kirikupeta Toomas Paul, vaat nii ju. Naksti ja. Tore, ja. Aga valvel peab muidugi olema. Siin oli, tiblad on sigind jälle, ja. Siin oli soe suvi ka ja Mart Laar mulle rääkis. No küll on tark laps, kus tema neid täiskasvanud asju teab, see Laar. Olen alati imestanud. Siin on sigind, jah. Maspanovil ja Tiit Toomsalul olid pojad olnud vasta sügist. Ei olnud küll palju, oli vist, kas oli 2 pioneeri ja 4 oktoobrilast, aga kes pioneer? Õnnelik inimene ei tea, kes pioneer on. Pioneer on mitte täiskasvanud tibla, kes pole vangis käinud veel. Väike, aga teravate hammastega. Siin olgi selles mõttes ettevaatlikult, üks emane oktoobриlaps pidi pesas alles olema, sokutavad kuskile siin. Ta võib palju kurja teha tegelikult. No jah, see selleks ja mis ma... Ilmar, ärge televiisorist kelgutamist näidake. Minule see sport ei meeldi ausalt öelda. See on jube vaadata ausalt öelda see kelgutamine. Inimesed ronivad sinna kaussi, viskavad pikali kambakesi, 3-4 kesi, imed tekki peale ei võta. Ma ei saa aru, mis asi see on. See on üks naisa. Iga kord, kui ma telekast näen, ma tõusen püsti, haaran keppi pihku, karjun, tõuse püsti raibe, aga ei näed. Ma imesta, et lätlased sellest tugevad on. See rahvas pole mulle kunagi head muljet jätta. No, näidabki suusatamist, sealt ikka mõne kulla saab. Ega Eestimaal seda, meil on ju nendest väärismetallidest, me oleme vaene riik olnud eluaeg. Meil on rohkem siuke põlevkivimaa ikka. Ma mäletan, kui ma nooruses sporti tegin, siis ikka, mis seal köievedu oli või no seal esimene auhind oli siis põlevkivi, teine oli brikett ja 3. oli kuiv kasehalg ja... Niimoodi, ja ega siin kulda ja õpedat on meile väga vaja. Ja näed, šmikunnid. Nimi on siuke kahtlane, aga ilusad Eesti tüdrukud ja tubli. Aasta läinud ja noored. Olge tähelepanelikud, see elu läheb nii ruttu. Mõelge selle peale. Rõõmustage iga hetke üle, mis teile antud on. Jumal, iga tund. Päev, jumal, ma olen peaaegu tervet sajandit näinud. No, minu käest küsitakse, kuidas see läks mööda. Nagu üks päev ausalt öelda. Ja, mis see sajand oli Eesti rahvale tegelikult? No tõesti nagu üks päev. Mõelge, kuidas inimese päev hakkab, eks? Tõuseb üles, paneb tule põlema. See oleks nagu mõisade põletamine 5. aastal. Siis, ütleme, paneb ennast ilusti riidesse, peseb silmad puhtaks. Nagu Estonia teatri ehitamine, eks. Üldse saab aru, kes ta on, kus ta on, eks. No see on nagu rahvuse sünd, eks. Siis minnakse tööle, ronitakse bussi, seal on trükimine, taskuvargad möllavad seal, kontrolöörid viskavad jänesid välja, see on nagu esimene maailmasõda. Siis jõutakse tööle, eks. Siis inimesed on puhanud, värsked, töö lendab käes, see on see õnnispätsi aeg, eks. No, ja siis äkki tuleb lõuna. Inimesed, kes kuhu läheb, kes läheb seal, ütleme, Saksa
see on õlletuppa, sööb vorstikesi, teine valib pelmeenid, eks? Nii nagu eestlased kahes leeris teise maailmasõja ajal, eks? Ja siis tullakse töölt tagasi, uued ülemused platsis tiblad, eks? Osad saadetakse töölt minema, vallandatakse, see on nagu küüditamine Siberisse, eks? Siis tuleb see peale lõunane aeg, inimesed ei viitsi suurt midagi teha, sügavad niisama ennast, eks, joonistavad kriipsujukkusid. See on nagu see Brežnevi aeg, sihuke stagnatsioon, kõik haigutavad, eks. Ja siis läheb see asutus pankrotti. Inimesed lähevad koju rõõmsal meelel, ostavad head paremat, täpselt nagu teine Eesti Vabariik. Ja nii see läheb, nagu üks päev see sajand. Oi jaa, mis ma soovin teile? Jõudu, edu, tervist. Kui tarkusest puudu jääb, tulge küsige minu käest. Tervis on mul hea, surma ma ei karda. Ja kuni see idapiir meil peab, kus see surm tuleb ausalt öelda. Hääd vana aasta lõppu ja head uut aastat teile kõigile. Aitäh!